Tere! Mul on väga tore teid kõiki siin näha. See debatt, mida me organiseerime, on koostöös Erikaga, mis on Euroopa Noorte Info- ja Nõustamiskeskus. Ja selle projekti nimi on EU Inform, mille siis eesmärk ongi just esmavalijaid, noori valijaid siis harida nendel teemadel. Ja me täna tegime koos Rudolf Kasper Naruskiga ka ühe infotunni Narva Eesti Gümnaasiumis. Ja nüüd me oleme siis siin debatil, et kuulata siis, mida poliitikud päriselt arvavad nendest teemadest. Ja aitäh tulemast ja loodame, et teil on põnev. Aitäh! See on meie kolme mikrofon. Need kaks räägivad niisama. Meil on kuskil seal. Aha. Niisiis, tere tulemast arutelu õhtule Noorte hääl Euroopas. Mina olen Narva Eesti Gümnaasiumi abiturient Darja Polavkina. Ja mina olen Martin Rakni, Narva Gümnaasiumi õpilane. Siis ma vist tõusen näidata teile, et tänase päeva jooksul siin arutelu on tulnud, pidi olema muidu ühe inimese rohkem, aga las olla. Ja, loodame, et ta ikka tuleb. Praegu ilmastik on selline, et jah, teed on meil täitsa lumes, aga las olla. Siis alustame sellest, et ma vaatan siin oma spikrit, et Hanna Lahe meil Reformierakonnast istub seal, kõige vasakpoolne. Nii, siis pärast meil tuleb Virve Linder, kes meil esitab siin Isamaa erakonda, see on siin kohe kõige parempoolsem. Nii, siis Yana Toom, Keskerakonna liige, teine inimene. Siis meil tuleb Marina Kaljurand, Sotsiaaldemokraatide erakond, ja siis meil tuleb Eestimaa rohelised erakond, siis see on Evelin Sepp, jah? Jah, nii. Tere tulemast. Siis mina selgitaks tänase arutelu reegleid, et igaühel on õigus sõnale, aga kui te tahate oma repliigi öelda, siis andke märku, kuna mikrofon on piiratud arv, kõne pikkus on 3 minutit ja pärast seda on ka aega selleks, et teised kandidaadid saaksid kas märkusi teha või küsimusi esitada. Publik, teile me anname sõna veidi hiljem. Kõigepealt räägivad kandidaadid ära ja jälgime viisakuse reegleid, et ärme segame teiste jutule sisse ja kuulame moderaatoreid, kui me teid katkestame. Nii, ja. Aga siis alustame, et tänane meie kõige tähtsam teema number 1 on julgeolek ehk ka turvalisus ja ohutus. Alustame vist ka enne seda selle küsimusega, et miks just teie arvate, et teie olete kõige parem kandidaat Europarlamendisse. Et alustame vist kohe siit, et jah. Nii, põhipõhjus, miks ma olin valmis vastu võtma selle ettepaneku ja väljakutse kandideerida Euroopa Parlamenti seisneb selles, et ma usun, et selleks, et demokraatia saaks võimalikult hästi toimida, on vaja võimalikult laiapõhjalist esindatust. Ja see tähendab laiapõhjalist esindatust siis nii vanuselises mõttes, ehk siis oleks väga tore, kui meil oleks aina rohkem noori inimesi kaasatud igal poliitilisel tasemel ja teiseks ka selles mõttes, et kõik erinevad piirkonnad, kellel on oma mured ja oma eripärad, oleksid esindatud. Niisiis Eesti Vabariigi Riigikogus kui ka Euroopa Parlamendi tasemel. Ja tahangi olla selline häälekandja inimestele Ida-Virumaalt, kellel võib-olla tänasel päeval seal väga palju esindatust ei ole. Nii et see on see põhiline põhjus, miks ma olen täna siin ja annan endast parima. Aitäh. Nii, Yana Toom. Ega ma ei arva, et ma olen kõige parem Europarlamendi kandidaat. See küsimus kõlas kuidagi. Ei ole, ilmselt kuskil on veel parimaid. Miks mina? Kui te lähete arsti juurde, et teil on vaja teha midagi väga olulist, kas te eelistate seda, kellel on kogemus või seda, kes selle sai diplomi? Mina eelistan kogemust. Ma arvan, et mul seda kogemust on ja ma oskan seda rakendada. Aitäh. Marina Kaljurand. Aitäh. Mina ütlen küll julgelt, et ma arvan, et ma olen parim kandidaat Euroopa Parlamenti ja ütlen seda selle põhjalt, et kui ma eelmistel valimistel palusin avansina endale toetust, sain 65 000 häält, mis on väga suur arv.
Ja see on pannud mulle ka moraalse ja eetilise kohustuse esindada oma valijaid Euroopa Parlamendis niimoodi, et nad on esindatud väärikalt, usaldusväärselt. Ja ma arvan, et iga poliitiku parim kampaania on kogu tema senine tegevus. Nii et ma arvan, et ka sellega olen ma näidanud saadikuna Washingtonis, saadikuna Moskvas, saadikuna Iisraelis, välisministrina. Ma olen oma tööga näidanud, kuidas ma Eesti riiki esindan. Nüüd ma esindan Euroopa Parlamendis oma valijaid ja väga loodan, et saan ka seekord oma valijate usalduse ja saan jätkata seda tööd, mida Euroopa Parlamendis olen 5 aastat teinud. Aitäh. Nii siis Evelin Sepp. Ja minule meeldib mõelda poliitikast nii, et kui sina ei tegele poliitikaga, siis poliitika tegeleb sinuga. Ja tegelikult on see iga Eesti kodaniku kohus olla aktiivne, olla põhjalik, süveneda ja teha oma teadlik ja võimalikult hea valik. Ja ma olen olnud Eesti poliitikas tegelikult palju aastaid, olen olnud 3 Riigikogu koosseisus ja täna lihtsalt ka sellises rollis, kus ma tunnen, et aeg on võtta natukene laiemat vastutust. Ma juhin praegu ühte erakonda, kes on tõsi hetkel küll parlamendiväline erakond, aga siiski ainus, kelle kuulda võtmisest 15 aastat tagasi oleks tänased Eesti probleemid palju väiksemad ja võib-olla ka Euroopa probleemid hoopis teissugused. Nii et ma olen sellepärast hea, ma olen enesekindel, ma olen kogenud ja mul on mida anda ja mille ees seista. Tänan. Siis Hanna Lahe. Ja, aitäh. No mina olen noorte jaoks parim kandidaat, sest ma olen teie kõigiga suhteliselt samas vanusegrupis, tahaks arvata, et ma nii vana veel ka ei ole. Ma suhestun teiega kõige rohkem, sest ma olen ise ka noor inimene ja ma olen Virvega nõus, kui me vaatame statistikat, kui me vaatame numbreid, siis noorte esindatus igasugustes esinduskogudes on kohutavalt madal. Ja seda Riigikogu tasandil, kohaliku omavalitsuse tasandil, aga ka Euroopa Parlamendis. Täna Riigikogus meil on 101 liiget, kellest 2, sealhulgas mina, on alla 30-aastased. Euroopa Parlamendis on 705 liiget, kellest 6, ainult 6 on alla 30-aastased. Ja mind valiti küll Riigikokku, kui ma olin päris noor poliitika mõttes, 23-aastane, täna ma olen 24, aga kui me mõtleme 28, 29, 30, et need inimesed ka ei ole poliitikas esindatud. Mina väidan, meil on sisuliselt varsti juba paar generatsiooni puudu poliitikast. Ja ma tean, et noored on kriitilised, tahavad arvata, võtta sõna erinevatel teemadel, aga kui me teeme seda taamalt, siis ju päriselt midagi ei muutu. Et selle jaoks, et muutust luua, tuleb ise süsteemi sisse minna. See on see, mida mina olen teinud. Ja ma arvan, et ma olen... Tere! Ma arvan, et ma olen parim kandidaat noortele, kes tahavad näha muutust poliitilises kultuuris, kes on ambitsioonikad, kes on julged, kelle jaoks vanus on ainult number ja kes tahaksid näha muutust ka kliimapoliitikaga tegelemisel, inimõigustega ja noorte osalusega poliitikas. Tänan. Siis kohe ütleme... Tahaks öelda, et siin on tulnud meil Ilmar Raag, kes on meil parempoolse erakonnast. Ja siis tahaks kohe öelda, et meil on küsimus, miks just teie kandideerite Euroopa Parlamendis? No nagu siin sai öeldud, on vanus ainult number ja mina olen põhimõtteliselt umbes 25-aastane. Ma ei ole noorem. Ausõna ei ole noorem, aga palju vanem ka mitte. Miks Euroopa Parlamenti? Sellepärast, et minu varasem töö on kogu aeg olnud mingil moel seotud Euroopaga just, aga igal juhul välisriikidega olen olnud Eesti esindaja mitmetes kultuurifondides, filmialase koostööfondides ja seejärel, kui Euroopa Komisjon on arendanud erinevaid direktiive kultuurielu vallas, siis ma olen samuti Eestit seal esindanud ja see on olnud kohati väga lõbus, sellepärast, et väga tihti on see lõppenud sellega, et
väitlused on läinud väga tigedaks, eriti lõunapoolsete riikide esindajad on esinenud väga, väga kaunikõneliste sõnavõttudega, siis jõutakse mingisugusele otsusele ja kui otsus on läbi, siis minnakse õhtul restorani ja siis kõik patsutavad õlale, et tegelikult sai ju päris hea otsus. Ja see on kokkuvõttes rääkinud sellest, et loomulikult on Eestile omad huvid, aga kui me mõtleme Euroopas, siis kõige olulisem on siiski leida kompromisse ja aru saada, et kus kohas on meil midagi ühist, mis annab võimaluse, et meie kõikide riigid saavad mingil moel kasu ja selle pealt olen ma mõelnud, et jah, mina olen eelkõige eurooplane. Et ma ei arva, et ma peaksin iga hinna eest seda väga spetsiifilist Eesti asja ajama, aga ma arvan, et kui Euroopal läheb hästi, siis läheb meil ka hästi. Ja. Ega väga huvitavad siin mõtted on tekkinud, et tõepoolest ühelt poolt meil on noored, kes on tõepoolest väga andekad ja neil on palju uusi reformikaid selliseid mõtteid, aga samas ka me näeme, et inimesed, kes on vanem, neil on suurem kogemus, ehk siis tõepoolest siin võib mõista päris palju selle küsimuse. Aga ikka räägime sellest, et meie tänase esimene teema, põhiteema on julgeolek, nagu juba oli mainitud, ja siis räägime sellest, et mitte nii ammu, isiklikult mina ja näiteks meil koolis igakordselt on meil toovaks sellist ajakirjandus nagu Postimees ja ma olen lugenud sealt sellist mõtted ja üldiselt nagu seal oli räägitud sellest, et Euroopa Liit praegu investeerib 1–2% oma SKP-st julgeolekusse ehk miski nagu kaitsesse või midagi sellist. Aga ausalt öeldes mina ja minu tuttavad, kes on uurinud seda küsimust, me ei ole üldse mitte midagi leidnud sellest miski Euroopa sõjaväest või Euroopa kaitsest, ehk kas keegi teist võiks praegu meile siin üldiselt öelda, mis see on ja miks just nagu 1 ja 2%? Jah, palun. Ilmar. Ma vastan protsentide kohta kohe ära, siis ma räägin natuke Euroopa armeest. Ja seda sellepärast, et ma olen aeg-ajalt olnud ka Kaitseväes teenistuses, olen Kaitseväe kapten auastmelt, aga see selleks. 2% on tegelikult täiesti suvaline number. Tuletame meelde, et Nõukogude Liidus oli see 16% umbes, praegu selle sõja ajal on seal sõltuvalt erinevatest arvutusviisidest 8%, aga leitakse, et ka riigi eelarve mõttes on see ligi kolmandik, need sõjalised kulud. Siis seejärel vaadates lääne poole, Ameerikas on see olnud umbes 5% ja selles suhtes on ka väga õigustatud see küsimus, et kui me NATO raames ütleme, et me kõik oleme üksteise eest väljas, siis et miks me peaksimegi arvama, et NATO või see Ameerika peaks meie kõigi eest julgeoleku küsimused ära lahendama. Lõpuks on see, viib isegi selleni, et kui meil tekivad eriarvamused Ameerikaga ja Ameerika pöörab selja, nagu praegu on seda näha, või ta ei ole pööranud selja, aga teeb midagi arusaamatut, siis me järsku avastame, et me oleme suhteliselt tühjade pihkudega. Ehk siis te arvate, et nagu see 1 ja 2% on tõepoolest väike arv, et nagu Euroopa Liidu liikmed peaksid nagu suurendama seda protsenti? No me näeme seda puhtalt läbi selle, et kui praegu Ukraina ootab abi, siis Euroopas, isegi kui on tahtmist Ukrainat aidata, nad osutavad sellele, et laod on tühjad. Me ei ole vahepeal investeerinud ja kui nüüd öeldakse, et paneme siis natukene raha rohkem, siis selle peale tööstus ütleb, et kui te tahate, et me nüüd järgmise aasta jooksul ehitame uue tehase ja paneme selle täismahus tööle, aga siis võib-olla 2 aasta pärast paneme jälle kinni, see on nii majanduslikult ebamõttekas, et me ei ole kindel, kas me seda tahame teha. Seetõttu, et kui Euroopa soovib, et ta suudab iseseisvalt
oma kaitses kaasa rääkida, siis ta peab pikaajaliselt ütlema, et näiteks järgmise 10 aasta jooksul me teeme nüüd selle ära, mida me viimase 30 aasta jooksul ei ole teinud. Sest viimase 30 aasta jooksul on kõik kulud alla läinud ja selle kohta öeldakse, et me oleme võtnud rahudividende, et me oleme selle raha, mis külmasõja ajal investeeriti kaitsesse, oleme selle nüüd investeerinud haridusse, teadusse, kuhu iganes. Ja see on kokkuvõttes olnud väga tore. Aga, ja siis viimane küsimus, kas Euroopa armee, see on natuke nagu NATO küsimus, et NATOs on praegu niimoodi, et ei ole NATO armeed. Lõpuks on ikkagi igal riigil on oma armee ja see, kuidas ta seda kasutab, sõltub täpselt sellest, et kas me leiame mingisuguses konkreetses küsimuses. Ehk siis tuleb välja, et te nagu ei usu selle NATOsse või? Ei, ma absoluutselt usun NATOsse, aga ma lihtsalt möönan, et NATO on lõpuks ikkagi liikmes, see on koalitsioon. See on see, et selle mingisuguse sündmuse puhul me leiame, jah, me arvame ühtemoodi, aga me oleme näinud ka läbi viimase 30 aasta, et olnud konflikte, näiteks Iraaki minek, mille puhul mina isiklikult arvan, et see oli viga, aga seal kõik NATO riigid ei olnud ühel meelel. Ja kõik ei läinud sinna. Aga samal, et ma näen, et nagu siin... Ja ma tahaksin palun täiendada natuke. Kõigepealt see küsimus. Euroopa Liit ei ole kaitseorganisatsioon. Just. Euroopa Liidu liikmesriigid ei võta kohustusi, kui palju nad panevad raha julgeolekusse, kaitsesse ja nii edasi. Euroopa Liidu riigid või Euroopa riigid kuuluvad NATOsse ja see on kaitseorganisatsioon. Ja enamus Euroopa Liidu liikmesriike on üksiti ka NATO liitlased. Ja NATO raames on võtnud riigid endale kohustuse, see on gentlemanlik kokkuleppe, panustada kaitsesse vähemalt 2% SKT-st. Meil on täna NATOs kui palju liikmesriike? Mitu liikmesriik meil on? Euroopa Liidus on kui palju? 27. Kui palju NATOs liitlasi on? 35. Sellest 35-st täidavad täna 2% nõuet 18 riiki. Mis tähendab, et NATO liitlased on pikalt aastakümneid oma vabatahtlikult võetud kohustust mitte täitnud. On tõesti poetud ameeriklaste selja taha. Ameeriklased katavad praktiliselt poole NATO kuludest ja on loodetud, et ameeriklaste selja taga vaikselt tiksume edasi. On palju räägitud sellest, et president Trump tegi uskumatult eduka käigu ja on suutnud NATO liitlastele seletada, et ka teie Euroopas peate ise oma julgeoleku eest maksma. Mina väidan, et seda tegid juba varem. Ma olin ise suursaadik Washingtonis, kui president Obama rääkis sellest kõigile liitlastele. Te peate hakkama rohkem panustama. Mis presidendi Trumpi mõte, te peate rohkem panustama, on õige. Ja seda ei vaidlusta. Mis on nüüd see presidendi kandidaat Trumpi miinus, on see, kuidas ta räägib. Kuidas ta irvitab NATO üle, kuidas ta ilgub NATO üle, kuidas ta ütleb ka seda, et need, kes ei maksa 2%, neid võib rünnata, nendega võib teha, mida tahate, et Venemaa võiks neid kohe rünnata, et katsetada nende hakkama saamist. See on see 2% lugu. Nüüd Euroopa armee. Euroopa armee on president Macroni idee, mida ta iga paari aasta tagant viskab õhku. Ja kujutate ette, kui meil on NATO ja meil on Euroopa armee. Kõigepealt nad ei peaks teineteist dubleerima. Euroopa Liidu kaitse saab olla täiendus NATO-le, aga mitte paralleelne süsteem. Nii et selge see, Euroopa Liidu liikmesriigid peavad oma armeesid arendama ise. Armeed peavad olema sellised, et nad saaksid teha koostööd. Nende võimed peavad haakuma, nende võimekus peab haakuma. Ehk kui, nagu te näete, Eestis käivad ka korda mööda, kord Briti sõdurid, kord Ameerika sõdurid, kord Saksa sõdurid, vot see ongi NATO mõte, et ollakse valmis koos tegutsema. Aitäh, Marina Kaljuran. Siin kohe teeme nagu väiksed paus, pärast me küsime ka teisi. Ilmar Raak, kas teil on nagu väga suur küsimus või väike? Väike täpsustus. Hästi väikene detail Marina jutule täienduseks, et Eestis me ju ei kujuta ette, et NATO Eesti kaitseväele kõrvale me rajame veel ühe teise Euroopa Liidu armee. Meil lihtsalt ei ole neid inimesi. Et see üks Eesti sõdur
jääb alati selleks üheks Eesti sõduriks, mis vastavalt vajadusele täidab ühte või teist poliitilist suunist. Ja täpselt samamoodi, kui meil on diplomaat kusagil väljas, siis ta ühel ja samal vastuvõtul hoides šampanjaklaasi käes, kõigepealt räägib natuke Euroopa Liidu juttu ja kui vaja, räägib ta samas järgmisel hetkel ka natuke NATO juttu. Ja kohe ma näen, et Yana Toom siin väga tahab vist sõna võtma. Mitte, et ma väga tahan. Mul on ettepanek moderaatoritele, kui ma tohin. Kas te saaksite palun mingisuguse ajalise raami panna sellele, sest kui see debatt kulgeb niimoodi edaspidi, siis nii mõnigi siin sõna üldse ei saa. Meil on ju ajaraam. 3 minutit ja... Päriselt, see ei olnud 3. See oli 3. Kui tohib, siis ma siit lihtsalt natukene ka täiendan, et see on nagu väga hea küsimus mõõta panust protsentidega. Et see tundub olema lihtne ja mõõdetav. Aga alati on oluline mõelda, et protsent millest ja mida sellest saab. Et piltlikult öeldes, kui Eesti on väga ka väikse riigieelarvega riik, siis protsent sellest, võib-olla me saame pool lennukit näiteks. Ma natuke utreerin, eks ju. Et on ilmselge, et sellega iseenesest ei saa mõõta meie iseseisvat kaitsevõimet, kui seda nii nagu lihtsustada. Aga üks aspekt on veel, et julgeolekul on rohkem dimensioone kui ainult relvastus ja ka ainult rahvusvaheline koostöö. On ise hakkama saamise võimekus, on toidujulgeolek, on energiajulgeolek, on väga palju muid kihte veel, millega tuleb siseriiklikult tegeleda, sest kriisiolukorras, nagu ka mõned viimased kriisid Euroopas on näidanud, ei pruugi see abikäsi olla nii avatud ja tuleb ise hakkama saada. Kas siis tuleb välja, et Eesti rohelistele nagu see kõlab mõistlikult, et need ka 1 ja 2%, või te arvate, et peaks olema natuke rohkem või vähem isegi? Ma olen selles mõttes ei vaidle eelkõnelejatele sugugi vastu, et palju aastaid on hulbitud niisugusel võib-olla võltsturvalisuse lainel ja pole riske adekvaatselt hinnatud, on jäetud väga palju investeeringuid tegemata, ka nii riigikaitsesse kui sõjalisse kaitsesse. Ja täna on see olukord, kus tuleb paratamatult panustada sinna, millest on hetkel kõige suurem strateegiline kasu. Ja midagi ei ole teha, me ilmselt kõik tahaksime, et see võit, et sellest võidust saaksime meie küll osa, aga et me ei peaks seda siin Eesti territooriumil seda lahingut pidama. Ja, aitäh. Viire Linder, jah? Virve Linder, jah. Tahtsin lihtsalt korraks lisada siia juurde, et kui Marina Kaljurand rääkis sellest, et USA presidendid on üksteise järgi üritanud NATO liikmesriikide tähelepanu tõmmata sellele, et tuleb rohkem oma kaitsesse investeerida, siis kui neid kuulda ei võetud, siis ma usun, et palju valjema sõnumi saatis meie naaberriigi president selles küsimuses kõikidele nende liikmesriikidele. Ja Eesti on kahtlemata nende riikide hulgas nii-öelda esirinnas, kes seda ohtu tõeliselt tajuvad. Ka praegu me asume siin põhimõtteliselt mõnesaja meetri kaugusel Euroopa piirist. Ja ainus asi võib-olla, mida siin tahaks rõhutada, on see, et nõustun ka Eveliniga, kes rääkis siin erinevatest julgeoleku aspektidest. Ja tõesti, ühest küljest Euroopa Liit peab vaatama kõikidele nendele asjadele väga tõsiselt otsa, et see rahu illusioon, milles me oleme elanud, on muutnud meid mugavaks ja võib-olla ja natukene hajutanud meie tähelepanu, et me oleme lasknud paljudes valdkondades tekkida sõltuvusel kolmandatest riikidest. Ja täna me väga hästi tajume seda, et tõelises konflikti olukorras peame me tagama kõikide nende majandusharude toimetuleku iseseisvalt. Ja teine asi on see, et kui Eesti on piiririik Euroopa Liidu mõistes, siis me vajame suuremat tuge, sest et meie pisikese riigina siin ei saa kindlustada seda välispiiri, sest me ei saa selle jaoks tuua ohvriks iseenda riigi kodanike heaolu kõikides nendes teistes võtmetes. Ehk siis koostöö on siin kindlasti see võti, aga kahtlemata on vaja seda panust suurendada. Ikka nagu suurendada nende protsentidest ja et kui suur, kuidas te arvate, nagu see piir oleks? Siin protsente ei hakka nimetama, aga siin on kõik muidugi vaja väga hästi strateegiliselt läbi mõelda ja just koostöö mõttes, et kes mille eest vastutab. Kui tohib, ma lähen siis protsentide juurde.
Need on väga ebameeldivad arvud. Venemaa sõjakulud on 6% SKP-st ja kasvavas trendis. Nii et meie oma 1 ja 2 ja 3% näeme päris kahvatud välja. Venemaa majandusel läheb hästi. Majandus kasvab, vaatamata kõikidele prognoosidele. Venemaa töötuse määr on 3%, mis on ajalooline madal punkt, ma ei tea, mitmekümne aasta üle. Nii et väga õige küsimus, see on vähe, aga sellised otsused vajavad poliitilist konsensust ja see konsensus ei ole kergesti saavutatav. Siin Marina kergelt torkas Macroni, kuna Macroni erakonnakaaslased on minu kodufraktsiooni liikmed, siis need arutelusid me oleme päris palju, ma väga saan hästi aru tema loogikast, ta räägib strateegilisest autonoomiast, ta räägib sellest, et oma relvastust me peame tootma ise, sest see, kuidas me praegu toetame Ukrainat näiteks, me ju tegelikult maksame Euroopa Liidu maksamaksja rahadega, maksame USA-sse, ma ei tea, kuhu iganes, sealt, kus me peame neid asju arendama, see on väga selge. Nii et protsentides me jääme selgelt maha, me oleme väga aeglaselt, see meie, kuidas me langetame otsuseid, see on väga aeglane kohmakas protsent, teatavasti ilmselt kõik teavad seda või on kuulnud, et julgeolek ja välispoliitika vajavad konsensust, see tähendab 27 liikmesriiki peavad olema nõus sellega, meil on olemas vetoõigus, meil on olemas üks riigipea, nüüd juba 2, kes kogu aeg seda kuritarvitavad. Nimelt ma räägin praegu Viktor Orbanist, ma tean, et siin mõned kiidavad, oi Orban seisab oma inimeste eest, mitte midagi ta ei seisa oma inimeste eest, ta iga kord šantažeerib Euroopa Liitu ja kõik tema kapriisid me maksame kinni, sest meil on vaja need otsuseid vastu võtta. Nii et me vajame A, suurendada seda panust, B, arendama oma sõjatööstust ja C, loobuma ühehääluse põhimõttest, vähemalt seal, kus me räägime julgeolekust, sest vastasel juhul meile piiririigina see Orbani jonnakus üks päev maksab väga valusalt kätte. Ilmar Raag, ma tean, et te tahate võtma sõna, aga meil siin istub Anna Lahe. Tema ka tahtis natuke ka midagi lisada. Ja liiga palju lisada ei ole, aga üldiselt ma olen loomulikult kaitsekulutuste suurendamise poolt. Aga Marina siin rääkis ka enne natukene numbritest, siis kui on nii palju riike, kes juba seda numbrit ei täida, seda 2%, siis mis me veel räägime 3, 4, 5 või 6? Et see, et teised riigid suurendaksid kaitsekulutusi, ma arvan, nad peaksid aru saama ka, miks nad seda teevad. Ja praegu ma arvan, et see ei ole väga paljude Euroopa Liidu riikide jaoks prioriteet. Ja eriti, ma mõtlen suuremaid riike, kus on ka võimalused panustamiseks tegelikult natukene suuremad, vähemalt võrreldes Eestiga. Et see on ju väga tore, et meid tuuakse eeskujuks kogu aeg, et Eesti panustab nii palju, Eesti on suurim Ukraina toetaja. See on väga tore, aga miks me peame üksi seal kõige eesotsas olema? Et tegelikult seal võiks ju, Euroopa Liit võiks ju samal tasemel olla, et kui me räägime sõjast Euroopa Liidus, ma loodan, et see ei jõua kunagi siia, aga kui see jõuab, siis see ei ole ju rünnak ainult konkreetse riigi vastu, vaid Euroopa Liidu vastu tegelikult. Ja mulle tundub, et seda ohtu ei tajuta üldse. Ma käisin Brüsselis mõned nädalad tagasi tööga seoses ja kolleeg Ukrainast siis päev enne sellist suurt täiskogu istungit küsis meie eestlaste delegatsiooni käest siis, et oskate mulle öelda, mida ma peaks rohkem tegema? Et kas ma peaks homme mingi kõne pidama või et rääkima nende inimestega eraldi Saksamaalt, Prantsusmaalt näiteks, et mida ma tegema pean, et sõda on kestnud meil üle 2 aasta, mina muudkui räägin, käin ringi, selgitan ja riigid ei panusta. Et loomulikult me võiks tõsta neid kaitsekulutusi, aga selle jaoks peaks vajadusest aru saama ja mulle tundub, et see vajadus hakkab ka suurtele riikidele rohkem kohale jõudma, aga ma ikkagi ütlen, et sõda Ukrainas, Venemaa sõda on kestnud üle 2 aasta juba, et see kaotus, mis on Ukrainal olnud juba vahepeal, see on kohutavalt suur. Et kui mitte nüüd, siis tõesti. Ja kahjuks meil on juba väga vähe aega just selleks teemaks. Meil on siin, tegelikult on üks põhimõtteline probleem, et see protsent, mida te küsite, tegelikult sellel ei ole mitte mingisugust tähendust. Tähendus on ainult selles, missugune jõud on teisel pool piiri ja kui palju me tahame siia midagi panna. Ja siis me arvutame, palju see maksab, et meil midagi sellist oleks. Ette ütelda, et ainult protsent, see ei tähenda kuigi palju. Ma tahaksin täiendada seda, mida öeldi. Kõigepealt Evelinile, me ei hakka kunagi ostma poolt lennukit.
See ongi NATO liitlaste mõte, et ostetakse neid vajadusi, et täita kõigi NATO liitlaste vajadused. Poolt lennukit me ei osta, me ei ole nii lollid. Ma vastan su, kuna sa selle näite tõid, siis ma vastasin sulle. Ja Virve, mis puudutab liitlasi, siis ma toon teile sellise näite, kui Venemaa okupeeris Krimmi. Ma olin siis suursaadik Washingtonis ja sisuliselt meile helistati praktiliselt kohe ja öeldi, me toome teile Ameerika sõdurid kohale. Me olime aastaid kaubelnud, et oleksid tegelikult Ameerika sõdurid Eesti maa peal. Nagu öeldakse, boots on the ground. Ja neid ei olnud. Aga kohe, kui oht tulid liitlased esimesena ja esimesed 150 Ameerika sõdurid tulid kohale. Nii et selles mõttes me ei tohi kahelda liitlaste abis. Me peame ise valmis olema ja me oleme kindlad, et ka liitlased aitavad meid. No vabandust, ma saan aru, ma nüüd võtan nahaalselt moderaatorilt sõna ära. Ilmarile, kui me räägime numbritest, no jah, võib-olla te ei ütle midagi ja võib-olla ütlevad ka. Venemaa suudab aastas toota 3 miljonit mürsku. Euroopa Liit ja USA koos 1,2 miljonit mürsku. Me jääme maha rohkem kui 2 korda. Ukraina jääb maha 5 korda vist, kui ma ei eksi. Ühesõnaga, need on numbrid, on ju? Ja siin nagu pole midagi parata, nii et me peame siin pingutama ja väga kiiresti pingutama. Viimane lause. Selleks, et sõda vältida, tuleb selleks olla valmis. See on see võib-olla võtaks kokku, mida Jaana öelda tahtis ka. Aga liigume äkki järgmise teema juurde. Aga muidu ma arvan, et praegusel võib-olla publikul on tekkinud miski küsimused, te võite julgelt küsida, kui te näiteks kahtlasite võib-olla eesti keeles te ei saa esitada korrektselt küsimust, te võite teha seda vene keeles. Enam-vähem. Enam-vähem. Et te võite vene keeles ka esitada ja me tõlkime nagu, et kui on vaja Küsin seda küsimust eesti keeles. No isegi kui sellele ei oska vastata, no siis on... Okei, siis liigume teise teema juurde ja see on energiajulgeolek. Kaitsevägi ei luba Ida-Virumaale rajada suuri päikse- ja tuuleparke seoses sõjaga, aga samal ajal, kui pannakse kinni põlevkivikaevandused, siis inimesed kaotavad töö ja nagu tundub, et ei ole alternatiivi. Ja siis küsimus on selline, et kas on kompensatsiooni või alternatiivi? Kes tahab alustada? See on tugev déjà vu, me just rääkisime Virvega sellest eelmisel nädalal. Et minu isiklik seisukoht, mida paraku ei jaga minu erakond, aga meil ei ole sellist, no näiteks sotsid on ametlikult vastu. Keskerakond on... Okei, ma lihtsalt, no sa räägid ise pärast, aga see oli teie pressiteade, vabandust. Tuumaenergia. Siin muud ei ole kui tuumaelektrijaamad. Sest kõik muu tegelikult, ta sõltub väga paljudest faktoritest ja see on see arutelu, mida meil on ammu vaja. Iga kord, kui me räägime tuumaelektrijaamast, siis keegi hakkab karjuma Tšernobõlil aastal 86, mõni jõudis juba vahepeal sündide abielude ära surra. Me ikka veel mäletame, mis see Tšernobõl on. Praegu on väga teistsugused tehnoloogiad ja see on lahendus. No muidugi kõik see taastuv energia, parimad ühendused, meie kaablid teatavasti on väga sellised peenikesed, me ei suuda nagu läbi merekaablite vajalikus koguses seda saata, me väga sõltume ilmast, nii et siin muud alternatiivi tegelikult ei ole. Ja see nagu, kusjuures mul oli uudis, et Kaitsevägi ei luba rajada päikese, ma mäletan, et oli mingi jama radaritega ja tuulikutega, aga kas see päikese paneele kuidagi puudutas, aga sain jälle targemaks. Sul on õigus, tuulikud. Ma pean Marinale andma, ta peab mind parandama praegu. Jah, ma tahtsin ka kommenteerida seda, et need sellised piirangud osaliselt kindlasti aja jooksul kaovad, sellest, et tehnoloogiad uuenevad ka nendel siis radaritel ja asjadel, mis sellest mõjutatud on. Aga tõesti, jah, eelmisel nädalal olime ühel teisel debatil ja samamoodi rääkisime sellest energiajulgeolekust ja muidugi Ida-Virumaal ma arvan, et väga paljude inimeste jaoks see, et kas tuleb tuumajaam, on juba nagu selline kuidagi nagu mõte, millega on suhteliselt harjutud
Et mul on raske ette kujutada, et kui me peaksime riigiga sinna jõudma kunagi, et siin tekiks väga suur vastuseis. Ja just sel samal põhjusel, et selle kõigega on seotud ennekõike see, et milline tuumajaam see olema saab, millised on need tehnoloogiad, kui turvalised need on. Ma usun, et tänasel päeval meie inimesed ja ka see tehnoloogia on selleks valmis, et me võiksime öelda sellele jah. Ma võtan siit korraks kõnejärje üle, issand, sellel energiajulgeolekul on muidugi nii palju aspekte, aga seda, mida te kuulete, et olemas on kuskil maailmas nunnud väikesed, odavad ja efektiivsed moodul tuumaelektrijaamad, siis see on põhimõtteliselt absoluutne vale. Selliseid asju pole maailmas veel olemas. See, millest räägitakse, et Kanadas ja meie teeme siin sama asja, mida kohe Kanada teeb, seal ei ole ühtegi litsenseeritud mudelid, neil ei ole ehituslube, neil ei ole uuringud lõppenud, kas nad üldse saavad, kas nad saavad neid üldse tööstuslikult hakata tootma. Kui niikaua kui küsitakse, et kas tulete nähala tuuma poolt või vastu, siis tuleb väga täpselt panna tähele, mida tegelikult küsitakse. Tavaliselt küsitakse, et mis te arvate tuumaenergiast. Tuumaenergia, pagan on füüsikaline nähtus, see on nagu üks teaduse aru, aga see, mille peale teie vastust hakatakse kasutama, on üks konkreetne, pisut korruptiivne äriplaan. Ja see on absoluutselt üks teine asi. Kui hakata vaatama nagu neid seoseid ja ohte ja riske, mis on selle konkreetse äriplaani peal, mis on nii-öelda selle piirkavas, siis iga normaalne inimene on nagu ikka väga allergiline ja väga tähelepanelik selle peale. Nii et see, mida Eesti peaks tegema, on see, et ta peaks oma nii-öelda energiajulgeolekut esiteks geograafilises mõttes hajutama. See on sama Ukraina õppetund. Me ei saa koondada suuri jaamu ühte nii-öelda üsna vaenuliku piiri, nii-öelda sisuliselt piiritsooni, see on punkt 1. Punkt 2 on see, et tehnoloogiad on erinevad, majandushuvid on erinevad, riskid on erinevad, meil juba sellepärast on vaja väga erinevaid taastuvenergia nii-öelda võimalusi. 3. on see, et erinevad tehnoloogiad erinevas nii-öelda mastaabis, kui nad on hajutatud üle Eesti, annavad üle Eesti inimestele tööd ja sissetulekut, mis on oluline. Ja 4. asi lõpuks on see, et on energiavõrk. See on natukene tehniline ja spetsiifiline küsimus, aga kui me tahame kuskil ükskõik Eesti otsas panna päiksepaneelid ja müüa vahelduseks ka sealt elektrit võrku tagasi mingil tiputunnil, siis vajab ka tegelikult kogu energiavõrk kohandamist. Ja need tegelikult on investeeringud, mis tuleb niikuinii teha. Ja see, et meil täna hinnad on hüpanud, on vabandust tegelikult selle tagajärg, et 10-15 aastat tagasi jäeti otsused tegemata. See ei ole mitte midagi, mis nüüd kargas lihtsalt eetrisse ja keegi peab selle eest ka vastutama. Kohe siin Hanno Lahe, et tahaks küsida, et näiteks üldiselt nagu Reformierakond praegu, mida arvab selle aatomielektrijaamast ehitamisest, kuidas üldiselt teie isiklikult sellesse suhtate ja kas te olete valmis toetama või teistmoodi nagu midagi teha selleks, et see elektrijaam siin ehitatakse või teistmoodi mitte ehitatakse? See oli üks pikk küsimus. Reformierakonna ja minu isiklik seisukoht on ka see, et tuumaenergia iseenesest ei ole midagi halba. Küsimus on selles, kas ja kuidas ta siia Eestisse sobib. Eestisse ta võiks sobida Reformierakonna jaoks tingimustel, et taastuv energia arendamisest ei võeta ühtegi senti välja. Aga kui need niimoodi paralleelselt võtta, vaadata energiaportfelli, kuidas need siis kokku panna? Ma arvan, me peame vaatama mitte ainult neid kliimaeesmärke 2030, 35, 40, 50 Euroopa Liidus või mis me oleme endale ise seadnud või mida on naabrid meil siin seadnud, vaid me peame vaatama ka oma majandust, oma energiajulgeolekut, kogu seda süsteemi, mis meil siin endal on, et me peame seda tegema enda jaoks. On selge, et põlevkivi kaevandamine, kasutamine ei ole enam konkurentsivõimeline. Nüüd on küsimus, kuidas edasi. Et ma olen nõus Eveliniga, me ei ole teinud pikalt selliseid otsuseid, mis me oleks võinud teha,
aga noh, sellest rääkimine ei aita tegelikult ka midagi, et me peame mingisugused otsused vastu võtma. Täna, mida Riigikogus tehakse, meil oli just eile suur arutelu tuumaenergia kasutuselevõtu üle. Erinevad eksperdid erinevatest institutsioonidest rääkisid ja selgitasid meile erinevaid aspekte tuumaenergia puhul ja mida praegu Riigikogu teeb, on see, et meil on võimalik luua seaduslik raamistik selle jaoks, et võib-olla kunagi me soovime tuumaenergiat kasutama hakata. See, et praegu see arutelu on iseenesest juba hea, et me ei välista midagi, sellepärast et energiajulgeolek, kõik see, mida siin majandus teeb, meil on tarvis endal ka kindlust, ettevõtjatel on tarvis investeerimiskindlust, me peame need otsused lõpuks tegema, aga mis on tuumaenergiaga probleem, on see, et meil on juba täna väga palju taastuvenergia arenguid on töös. Väga palju raha on juba sinna läinud, läheb ka edaspidi. Räägime ka meretuuleparkidest näiteks. Tuumaenergiaga on see, et isegi kui me selle otsuse peaksime vastu võtma, siis et see ehitus pihta hakkaks, see võtab aega. See, kui see valmis saab, ütleme aastal näiteks 2035, mis on see esimene prognoos olnud, kõige optimistlikum prognoos. Sealt edasi ei ole niimoodi, et vajutame nuppu ja see reaktor hakkab kohe käima ja energia hakkab voolama ja siis kõik on Eestis hästi, vaid seal võib ka tulla erinevaid tehnilisi rikked ette, nagu me vaatame oma naabritelt näiteks. Et neid küsimusi on loomulikult väga palju, mina ei välistaks midagi. See emotsionaalne pagas, mis inimestel eriti Eestis on, ma saan sellest täiesti aru. Ma olen käinud ise ühte tuumareaktorit külastamas Rootsis, tegelikult seal väga midagi huvitavat ei ole. See on väga puhas, see on kontrollitud, see on kindel, see ei ole halb energialiik. Jäätmete puhul ka, kui me vaatame seda suuremat jäätmete osakaalu, mis ühes riigis tekib, siis tuumajäätmed nendest on väike osa ja ma usun, et seda küsimust saab lahendada. Suur osa nendest on juba ümber töödeldavad. Vähemalt see info on meil olnud ka Riigikogus ja Keskkonnakomisjonis, kui meil on eksperdid rääkimas käinud. Et praegu on lihtsalt valikute koht, ma arvan ka Euroopa Liidul tervikuna, kui me vaatame seda suuremat kliimaeesmärki 2050 ja neid ka vahepealseid, siis on selge, et me täna nende poole kuidagi teel ei ole ja enamustel riikidel on see suurim emiteeriv sektor ongi energeetika just tegelikult ja see on see kõige madalamalt rippuv õun, mis tuleb esimesena ära noppida. Aitäh, jah. Aga siin siis Ilmar Raag, üldiselt te olete nagu parempoolne, pigem vist konservatiivsete maailmavaatega. Liberaalse parempoolsed on liberaalid. Okei. Ehk siis, kuidas te üldse näete seda üleminekut? Ehk me siin kõik räägime sellest aatomieelektrijaamast, aga meil ju on palju teist taastuvenergiat, ehk siis mida te üldiselt mõtlete sellest teemast? No tegelikult mulle tundub, et väga suures mahus me kõik räägime siin ühte juttu, ainult et me paneme sellise vormi just nagu me vaidleksime üksteisega. Enamalt jaolt põhiargumendid kõlavad täpselt samamoodi. Alustame sellest, et loomulikult energiajulgeolek tähendab seda, et sul ei ole ainult üks selle energiatootmise liik, vaid sul on neid erinevaid. Loomulikult seda tuleb teha, nii nagu selge on see, et taastuvenergia poole see suund läheb ja täpselt samamoodi, et taastuvenergial on omad probleemid, mida tuleb kompenseerida ja me vaatame, kuidas me seda teeme. Tuumaenergia täitsa okei, aga lähima 10 aasta jooksul seda ei juhtu. Järelikult kuni selle 10 aastani me peame kuidagi ära elama. Selles suhtes nii ongi, et senikaua, kuni tuumaenergia meil ühel hetkel ehk tekib, ma seda lõpuni ei tea, parempoolsed selle vastu ei ole. Me peame kasutama seda, mis meil on selleks, et kompenseerida seda, mida taastuvenergia täna ei suuda teha, aga ma arvan, et taastuvenergiaga me läheme ka igal juhul edasi, nii nagu ka kõikide nende ühendustega, mis meil on meie naabritega. Ja kohe siin on tekinud küsimus Hanna. Ja pärast siis anname sõna teile. Mitte küsimus, vaid kiire lihtsalt kommentaar. Tegelikult sa oma küsimuse algul viitasid sellele, et kiire üleminek ja pannakse kinni ja ärme sellist narratiivi kasutas, see ei ole tõsi. Et meil on erinevad tähtajad selleks, et see õiglane üleminek saaks toimuda. Ida-Virumaa inimesi, kes on seotud põlevkivisektoriga, see muutus ei peaks neile mõjuma katastroofiliselt. Loomulikult seal on ümberõppe, innovatsioon, ettevõtlus, uued töökohad, kõik see tuleb juurde, et ei ole sellist asja, et me sülitame vanasse kaevu enne, kui uus on valmis. Et nüüd täna paneme nupust midagi kinni ja siis vaatame, kuidas hakkama saame. Sellist asja ei ole. Meil on ka Euroopa Liidust tulnud väga suur summa vahendeid, et see õiglane üleminek ära teha. Nii, Marina Kaljuran, jah? Ma jätkaksin seal tegelikult, kus Ilmar lõpetas. Mis on sotsiaaldemokraatide seisukoht? Eesti ei tohi jääda saareks, Euroopa Liidust ära eraldatud saareks.
Me peame olema osa Euroopa energeetikast. See tähendab väga häid ühendusi. Kas nad täna on meil olemas? Mõned juba on, aga ise uudistest kuulete, kord katkeb ühes kohas, kord katkeb teises kohas ja pahatihti on alati nii, et soomlastel on hinnad all, lätlastel on hinnad all ja meie maksame kõige rohkem. Ehk jah, praegu me maksame selle eest, nagu ütles Evelin, mis on 10-15 aastat jäänud tegemata. Aga mis ma Ilmari jutust jätkuks tahaksin öelda, et tõesti praegu arendatakse taastuvenergeetikat. Ma ise olen ka, mul on 1000 küsimärki, miks me peame nii palju maksma selleks, et arendada meretuuleparke, kui saab palju odavamalt teha maismaa tuuleparke, aga okei, ma ei ole nii palju spetsialist, ma ei hakka siin kliimaministriga vaidlema. Küll aga ei ole täna mitte keegi suutnud põhjendada, milleks meil seda tuumajaama vaja on. Sa ütlesid 10 aastat, tegelikult selle tuumajaama käivitamine võtab 20-30 aastat. Kas meil on täna spetsialistid? Meil ei ole, mis tähendab, me peame hakkama õpetama inimesi, me peame õpetama tehnoloogiat ja kui Hanna ütleb, et aga need jäätmed, neid on nii vähe, jah, neid on vähe, aga jäätmed on maailmas praegu üks suurim probleem, kuhu ladestada tuumajäätmeid. See ei ole täna lahendatud ja riigid vaidlevad selle üle. Nii et kõige positiivsema stsenaariumi korral võiks tuumajaam, mida täna veel pole olemas, nagu Evelin ütles, teda ei ole täna olemas. Võib Eestisse jõuda 20-30 aasta pärast. Selleks ajaks on meil meret täis tuulikuid, on meil maismaa täis tuulikuid ja see ongi küsimus, milleks? Kas selleks, et müüa seda kuskile? Öeldakse, et aga Eestis tuleb siis suur tööstus, hakkame siin kõvasti midagi tootma. See on ka selline umpluu jutt on ju tuleb. Nii et selles mõttes me ei näe lihtsalt mitte mingisugust vajadust, mitte mingisugust põhjendust ja sellepärast ongi sotside seisukoht täna üleminek taastuvenergiale 20-30 aasta pärast, kui see vajadus tekib, vaatame. Mis puudutab nüüd Ida-Virumaad, mul on nii kahju, et Katri ei ole siin. Muidugi Virve ja Jaana teavad seda olukorda ka siin palju paremini. Siis tegelikult on ikka pandud väga palju vahendeid sellesse, et arendada tööstust Ida-Virumaal, tuua siia rohkem inimesi, tuua siia rohkem haritud inimesi, tuua siia rohkem kooliõpilasi, ma ei tea, ülikooli, kõike, et Ida-Virumaa ei oleks enam. Te raputate pead, on ju, et mis ma seega kokku, et üks on absoluutselt. Ei, aga sa ei too neid okei, nõus, jätame koolid praegu kõrvale. Aga ikka meil tuleb veel aega selleks, et omahel siin diskuteerida. Aga see, nüüd ma räägin oma jutu ikka lõpuni, aga see, mis ma tahan öelda, et õiglane üleminek on see, et leida uued töökohad ja leida õige töö. Sest kõik kaevurid ei lähe maniküürijateks ja kosmeetikuteks, on ju. Neil on vaja sellist tööd, et nad suudavad oma perekonda üleval pidada ja nad säilitavad oma palgataseme. Ja vot selleks ongi vaja siia tööstust luua ja tööstust teha. Ja vot see on see, kus tõesti müts maha Katri ees, kes aastaid selle nimel on tööd teinud. Ja vot sellepärast ma ütlesingi, mul on kahju, et ta ei ole siin, sest ta nimetaks praegu konkreetseid numbreid, mida on kuhu investeeritud, mida on tehtud, et need töökohti tuleks. Kas nüüd õiglased üleminekufondi on piisavalt? Ma ei oska teile öelda, ilmselt ei ole. Aga ma tean, et Eesti Energia mingil hetkel võttis tagavarast välja 1 miljon eurot, et maksta nendele, kellega töölepinguid lõpetati. Nii et siin tuleb mängu ka erakapital. Ehk eks ta kombinatsioon sellest on. Aastaid ei olnud Eesti riigil oma Ida-Virumaa poliitikat. Palju te nägite siin poliitikuid? Ühed ja samad aeg-ajalt käisid. Ja, meil nagu aeg on piiratud, aga teie vastus oli päris mahukas. Ja saad aru, kui see jutt on vale, siis teil tuleb seda ära õiendada. Aga ikkagi, siin on juba tekkinud järjekord, aga enne kui ma annan sõna Jana Toomale, ma tahaks kohe küsida, kas seal Ilmar Raak, kas te olete lõpetanud oma mõtted või... No mida, meil on 20 minutit jäänud, nagu halloo. Räägiks teil aja täis, aga puhtalt respektist tarkade daamide suhtes ma üritan vähem rääkida. Ühesõnaga, ja mina olen siis see tark daam. Absoluutselt. Esiteks, ma pean ülisema mind väga riivas see sinu lause, et õiglane üleminek on siin nagu ka Denissi, ma saan aru, kui siia tuuakse haritud inimesi. Vabandust, Ida-Virumaal on kõige suurem Eestis kõrgharidusega inimeste protsent. Need, kes rajasid põlevkivi tööstuse, need ei olnud mingisugused tead, ma ei hakka nagu sõnu kasutama. Need olid... Tänud, lähen edasi. Aga ma tahaks veel siin natuke piinata. Sa kuidagi liiga ruttu andsid alla. Okei. Sellise oli tõesti vale lause.
okei. Jah, mis puudutab õiglast üleminekut, muidugi see on köömes, 345 miljonit, see on olematu raha. Ja rääkida, et me siin selle rahaga midagi nagu teeme, see ei ole okei. Mind riivas ka sinu teine lause, Marina, et nad võtsid taskust 1 000 000 eurot, et maksta lahkumishüvitisi. Lahkumishüvitise maksmine ei ole õiglane üleminek. See on inimeste lahtiraskmine sisuliselt. See oli lisaks kõigile nendele boonustele, mis nii inimesed töölepingu lõpetamisel saavad. See oli veel lisa sellele. Lisaks, ühesõnaga nad said 2 lahkumishüvitist. See on siis õiglane üleminek sotside moodi. Haha. Okei, ma teen nalja. Aga mida ma tegelikult tahtsin öelda, ma ei satuks üldse paanikasse, sest siin lekis, ja sellest kirjutas Alek Poliitico, lekis järgmise 20. aastate lõpuni Euroopa Liidu tegevuskava, kus sõna keskkond, Evelyn, on mainitud üks kord, environment, üks kord, ja seegi investeerimist keskkonna mõttes. Euroopa Liit saab aru, et rohepöörega keerati üle võlli. Asi ei ole selles, et rohepööre on halb või hea. Rohepööre algas aastal 2018, kui keegi Greta Thunberg tuli ÜRO-sse, hakkas karjuma how dare you, kuidas te nagu julgete varastada minu, elu ja mida kõike veel tulevikku. Kõik hakkasid nutma ja kõik hakkasid rohepööret otsima, sest siis me kõik arvasime, see on see, mida praegu üritab teha siin üks noor inimene ja teine, kas sama noor inimene sisuliselt. Kaasame noori. Millega kaasata noori? Muidugi selle rohepöördega. See oli väga popp. 2019 tuleb Ursula von der Leyen, räägib, kuidas me hakkame siin, ja siis tuleb COVID, ja siis tuleb Ukraina sõda, siis tuleb energiakriis, ja me oleme selles samas kohas, kus me ei tahaks olla. Meil on meeletu majanduslangus, ja me peame, see on täpselt nagu lennukis. Kui te teate, kui hakkate õhku tõusma, mida me Marinaga teeme 4 korda nädalas, siis alati öeldakse, kui kukkuvad need hapnikumaskid, pane maski ise endale ja siis lapsele. Rohepööre on see laps ja rohepööre on praegu teisejärguline. Ja ma ei oleks siin üldse paanikas selles mõttes. Ja viimane minu sõnum, tuumajaam on muidugi jõudne asi, aga lähim tuumajaam näitab mulle vees on 70 kilomeetri kaugusel. Ja, aga muidu Hanna Lahe, ma näen, et seal on päris palju juba tal mida öelda selle kohta, et siis anna need talas sõna. Ma tahtsin rääkida tuumajäätmetest, aga nüüd see juba läks täitsa kreeni, see vestlus. Ikkagi jäätmetest, et ei ole ühtegi sellist energiaallikat, mis ei jätaks keskkonnale jalajälge. Et see on jälle valikute küsimus. Tuumajäätmetega tegeletakse paremate viisidega, kuidas seda ümber töödelda. Ladestamine iseenesest ei ole probleem. Aga küsimus on ka, kuidas me töötleme ümber näiteks päikesepaneele või tuulikuid, et sealt see maksimaalne ressurss tagasi võtta. Et see ei ole prügi. See kehtib kõikide energialiikide kohta. Mis puudutab Gretat või puudutab kliimaaktiviste või rohepööret, see dokument, mis lekkis, mida Poliitikos sai lugeda, see on äärmiselt halb, sest see näitab, et praegu Euroopa Liidus otsustajad vastandavad sõjaga tegelemise ja rohepöördega tegelemise üksteisele. See ei ole nii. Kui me räägime kliimast, keskkonnast, see on kõige alus. Meid mitte kedagi ei oleks siin, ei oleks seda saali, ei oleks neid mikreid, ei oleks mitte midagi, ei oleks seda keskkonda, kus me oleme. Et me ei saa võtta keskkonda ja kliimat niimoodi enesest mõistetavana. Et siin... Et kui te räägite siin COVIDist, te räägite sõjast, kliimakriis on kusagil varsti juba 100 aastat ainult eskaleerunud. Ja Jaana, mina ütlen, mina hakkan ka nutma, kui mina neid prognoose vaatan. Võib-olla sa ei ole tutvunud nende prognoosidega, aga seal on põhjus, miks Greta Thunberg hakkas streikima, seal on põhjus, miks noored on täiesti praegu kliimaärevuses. See ei ole mingisugune laest võetud asi, rohepööre ei ole mingisugune asendustegevus või lihtsalt asi, mida me niisama teeme, aga sa viitad sellele, et rohepöördega tegelemine on teisejärguline. See on prioriteet. See on prioriteet, sellepärast, et sellest sõltub tänaste noorte elu ka ja noori hakkab kliimakriis proportsionaalselt kõige enim mõjutama. See ei ole niisama küsimus, rohepööre on kuskil õhus, selline abstraktne asi ei ole. See on seotud kõikide valdkondadega. Ma arvan, see võib-olla on olnud Euroopa Liidu probleem, et me oleme näinud seda eraldi seisvana. Ei ole võimalik teha rohepööret,
ma arvan, et meil jaksab... Jaa, ma tegelikult võtan siin küll jõuga üle selle, et rohepööre, eestikeelne sõnamäng rohepöörasus ja rohepesu, et lepime kokku, et need on nagu väga erinevad asjad. See, et meil on vaja teha suuri reforme või suuri muutusi sellepärast, et lihtsalt see elukeskkond kuivab kokku, mis on inimeste elamiseks üldse võimalik planeedil Maa. See on tegelikult rohe kokkulepe. Ja nii kriitilises olukorras ei ole võimalik, et igaüks oma nurgas tututab ja teeb kõike seda sama, mida ta on viimased 100 aastat teinud. See lihtsalt ei ole võimalik niimoodi. Ja kuna see debatt on noortele, siis ma võin kinnitada, et see, mida Hanna ütles, see on tegelikult teie tulevikuga mängimine. Juba praegu, tegelikult juba mitu aastakümmet elatakse teie tuleviku arvelt ja teie hakkate maksma tagasi seda. Et mida iseenesest tähendab nagu võib-olla see kliimamuutuste niisugune eluline väljund, see tähendab tegelikult seda, et on vähem hapnikku, on vähem loodust, kui on vähem loodust, on vähem elurikkust, kui on vähem elurikkust, on rohkem haigusi. Kui on rohkem haigusi, siis on kasulikke liike vähem. Kui kasulikke liike on vähem, siis hakkavad kannatama toiduvarud. Kui on kasulikke liike vähem, on tõenäoliselt vähem metsa. Mets peab kinni põhjavett ja pinnavett ja üldse pinnast, millel on üldse midagi võimalik kasvatada ja nii edasi. Et see nii-öelda see naljaga pooleks, et paar kraadi soojem, et ongi suvel mõnusam päikest võtta, see tegelikult on katastroof. Sest see tegelikult tähendab seda, et on nii palju kasulikke liike, kes enam ei kohane nende muutustega ja need miljonid või miljardid eluvormid erinevad, mille puhul me ei tea täpselt, kuidas nad omavahel seotud on, hakkavad nagu kolossaalselt kahjustama meie elukeskkonda. Ja ma ütleks, võib-olla see on viimane küsimus. Tahaks ka väga midagi siia vahele öelda. Mul on väga lühikesed mõtted. Esiteks see, et mind natukene häiris see mõte nendest tuuleparkidest ja päikesepaneelidest. Eestis on tänasel päeval juba näha seda, kus need samad päikesepaneelide pargid hävitavad teatud piirkondades seda sama meie elukeskkonna väärtust. Ja lõpmatuseni ja mõtlematult ei saa neid igale poole rajada. Et jube hea on rääkida, et ehitame täis mere, ehitame täis maismaa, kus siis inimesed elama hakkavad kuldses ringis? No praegusete prognooside järgi küll. Et tahaks väga loota, et siia tuleb ka riigi poolt sellist natukene konkreetsemat sekkumist ja suunamist, sest kohalike omavalitsuste poolt tuleb seda signaali näiteks Lõuna-Eestist, kus kohalikud omavalitsused ei ole niivõrd võimekad, et arendajate vastu minna ja nad on sundolukorras, kus nad peavad laskma ehitada neid parke oma maadele, mis samuti võtavad ära tegelikult meie põllumaad. Ja see on selles mõttes suurem probleem, seda ei saa nii üheselt öelda, et ehitame lihtsalt kõik täis päikesepaneele ja tuulikuid. Ja teine asi, mida ma tahtsin öelda, rääks mul nüüd meelest ära kogu selle ülemineku ja muud ralliga, nii et siis aeg on raha ja liigume edasi. Ilmar pole ka rohepööret saanud. Kuni mikrofon sinuni läheb, ma ütlen ruttu, et kõigepealt ei ole nõus sellega, et tegeleme ära julgeolekuga ja siis tegeleme teiste kriisidega või majandusega, et tegeleme ära majandusega, saame majanduse kasvama, siis hakkame tegelema muuga. Euroopas ei tule enam kunagi sellist aega üks kriis korraga. Me peamegi tegelema korraga mitme asjaga. Ja kliima on küsimus, millega tuleb tegelema juba ammu. Kus on probleem? Kui Ursula von der Leyen tuli 19 välja, siis mida ta ütles? See peab olema õiglane, arusaadav. Ja need mõlemad sõnad on alt veetud. Inimesi on alt veetud. Ütle praegu rohepööre, tal on kohe halb maine juures, et Brüsselist tulevad mingid lollakad käsud. Ehk see, mida ei ole suudetud tänaseks inimestele seletada, mida see tegelikult tähendab ja kust tuleb raha.
et see oleks õiglane, et see ei lööks inimeste pihta ja see ei lööks väikeste ettevõtete pihta. Nii et, ja mis puudutab seda programmi, mis välja tilkus, jah, ma lugesin ka seda, ma võin öelda, et meie fraktsioonis me arutasime ja uut komisjoni presidenti ei panda paika, kui programmi ei tule sisse konkreetsemat rohepööret, sotsiaaldemokraadid, see on 150 häält, 140 pluss häält, lihtsalt ei hääleta tema poolt. Nii et mingisugusel kujul see programm kindlasti muutub ja mingisugusel kujul tuleb see ambitsioonikus tagasi. Aitäh, kiire repliik. Jah, kiirelt 3 asja. Esimene asi on see, et jumal hoidku, jätke noored inimesed seda endale meelde, kui ajalehest on lugeda mingisugust projekti, siis see ei tähenda, et niimoodi läheb. See on mõttetud lekitamised ja jama, ühesõnaga. Teine, noortel inimestel ei ole kaastunde monopoli. See, et Greta Thunberg sai ühel hetkel rääkima hakata, tähendas seda, et enne seda oli trobikond mitmete ülikoolide jagu vanainimesi teinud tööd, kes tundsid selle sama asja pärast muret. Ei ole niimoodi, et ainult noored. Läbi erakondade, läbi vanuste, kõik saavad sellest aru, et see on eksistentsiaalne küsimus. Aga täpselt samamoodi on õige ka see, et kui me suuname kogu tähelepanu keskkonda ja siis ühel hetkel teistes valdkondades inimesed kaotavad töö, majandus läheb alla, siis need inimesed lihtsalt pöörduvad selle keskkonnaprobleemide vastu. Täpselt samamoodi, kas praegu selles sõjas keegi hoolib keskkonnast? Mitte keegi ei hooli keskkonnast. Kui me seda rahu sinna ei tekita, siis ükskõik kui kõvasti me mõtleme keskkonna tulevikust, see läheb kõik see looja teed. Aitäh. Ja nüüd väga range limiit, 30 sekundit. Mis on teie sõnum noortele Euroopa Parlamendi valimistel? Kes alustab? Ma võin alustada. Minu sõnum on, tulge kindlasti valima. Et ei oleks sellist olukorda, nagu oli pärast Brexitit. Noored ärkasid üles ja vanaemad olid otsustanud, milline saab olema noorte saatus. Siis käisid valimas 60 pluss, 70 pluss, ärge tehke seda viga, tulge ja öelge ise, millist tulevikku te tahate. Jah, nagu ütles Roberto Metsola kohtumistel tudengitega Tallinna ülikoolis, kui te ei tule valima, siis see saadikut Eestist valitakse igal juhul, aga ilma teieta. Aga ärge palun valige seda, kes teile meeldib. Minge lugege, ärge olge laised, minge vaadake Euroopa Parlamendi liikmete profiili, minge vaadake, kes mida tegi, minge vaadake, kas tema sõnad ja tema teod käivad kokku. See alati nii kahjuks ei ole. Aga nagu räägivad sotsioloogid, noored inimesed oskavad seda teha, kaevake, vaadake, me oleme siin kõik väga toredad. Ma läheks praegu kas või ise Hanna Lahe poolt hääletama. Kui ma ei teaks juhtumisi, kuhu erakond teda kuulub ja mida see erakond teeb ja kuidas erakond ajab noorte poliitikat. Nii et debati pealt otsustada ei tohi. Absoluutselt. Ja mida ma tahaks siinkohal öelda on see, et tõesti minge valima ja vastupidi, valige inimesi, kes teile meeldivad. Valige neid inimesi, kes teid kõnetavad. Mitte ma ei pea silmas siin välimust või veel midagi, vaid kes teid kõnetavad, kes räägivad tõesti nendest asjadest, millest ka teie tahaksite, et räägitaks. Ja kes elavad võib-olla sellist elu, nagu teie elate, sest ainult nemad mõistavad kõige paremini neid väljakutseid ja probleeme, mis on teie ees. Ehk siis, jah, kogemus on tore asi, kogemus tuleb ajaga ja ma usun, et kõige tähtsam asi on siiras soov, motivatsioon ja missioon midagi head ära teha ja siis aastate jooksul võime ka meie siin öelda, et oleme 30 aastat olnud poliitikas ja mida kõike võib ette lugeda. Nii. Väga tore, Jaana, ma loodan, et sa valid mind siis. Mul on üks hääl juba kirjas, lisaks enda omale. Minu soovitus on see, et jah, minge valima. Toetage noori kandidaate. Minu kogemus mõlemast kampaaniast, kohalikud valimised ja Riigikogu valimised on see, et vanemad inimesed ütlevad küll, et kaasame noori ja noorte osaluspoliitikas peab suurenema ja meile meeldivad noored, aga valimiskasti juures teevad nad otsuse vanemate inimeste kasuks. Nii et noored, kui teie ei toeta teisi noori, siis ma ütleks, et vanemad inimesed ka pigem ei toeta. Ma rääkisin enne selle statistikast natukene, Euroopa Parlamendis 705 liiget, 6 inimest ainult, ma ütlen lihtsalt 6 on alla 30-aastased.
ja paljudes riikides, 15 täpsemalt Euroopa Liidus, saad kandideerida, kui sa oled 18. Aga sisuliselt on meil generatsioon ikkagi puudu sealt. Meil on vananev ühiskond kogu Euroopas, mida vähem teid poliitika huvitab, seda enam teevad vanemad inimesed teie eest otsuseid. Ja tõesti, kui te ei lähe valima, ei toeta seda kandidaati, kes seisab noorte inimeste väärtuste ja mõtete eest, siis ärge kritiseerige seda ka, mis toimub, sest teil on võimalik see panus anda, et tõesti te peate seda tegema. Ja ma olen nõus, uurige kandidaatide tausta, millega nad tegelevad, kas sõnad vastavad tegudele ja lihtsalt minge valima. Aitäh. Ma muidugi olin nagu põhimõtteliselt väga nõus selle kogu noorte saadikute jutu peale, aga siis ma jäin järsku mõtlema, et kas see tähendab, et ma olen juba lootusetu inimene, ma olen lootusetult vana, et mõista noori. Kas see tähendab seda, et juba eos ma peangi noorte probleemid kõrvale jätma? Et ma ei peaks isegi teiega mitte rääkima, sest selle jutu järgi, et valige noori, tähendab see jutt seda, et mul ei ole nagu mõtet teie hääli püüdagi. Ma tahan ütelda, et ei, meil on palju ühiseid teemasid. Ma tahan olla noorem ja ma saan olla ainult noorem siis, kui teie mulle ütlete, et teil on ka mingisugune sõnum, mida te tahate minu läbi esindada. Muidugi tulge valima, see on selge. Jaa, aitäh. Mul on 2 sõnumit. Palun valige vastutustundlikult enda tuleviku nimel, mitte oleviku või mineviku nimel. Ja kuigi Rohelised kinnitab ametlikult oma valimisnimekirja ära homme, siis meil on üks noor kandidaat, kes on tegelikult Narvast pärit. Nii et otsige ta üles ja toetage teda valimistel. Tema nimi on Alina. Ta on noor kliimateadlane, teeb oma doktorantuuri praegu Tehnikaülikoolis ja ta on tõesti südamega tänases ja homses päevas ja teab ka, millest ta räägib. Aitäh. Nii, aitäh kõigile. Ma tean, et Jaana Toob peab jooksma ära. Aitäh kõigile tulemast ja äkki kui kandidaadid võivad jääda ja vastata publiku küsimustele, siis ja kõik info Euroopa Parlamendi valimistest on Noorte infoportaalis T5. Aga aitäh! Ja.